Nüüd aga jätkame Ida-Tallinna Keskhaiglast ning uurime, et kui praegusel ajal ei soovi tulla füüsiliselt arsti vastuvõtule, milliseid lahendusi on veel olemas? Praegusel ajal saame kasutada selleks kaugvastuvõttu, mida siis olenevalt haiglast mõni haigla teeb interneti teel, mõni haigla teeb telefoni teel, et telefoni teel vastuvõttu on kõige levinumad. Et see kõik muu on sama, ainult perearst teeb oma saatekirja põhjaliku ja selle alusel on siis vastuvõtval arstil hea lihtne ka kaugvastuvõtu teel patsienti konsulteerida. Milliste diagnooside puhul on kaugvastuvõtt otstarbekas? Praktiliselt enamike diagnooside puhul, mis puudutavad konsulteerivaid erialasid, on see võimalik. Kirurgiliste erialade puhul, kus peab ikkagi füüsiliselt patsienti koha peal katsuma, vaatama, nägema, siis mõningates valdkondades tõesti see ei ole võimalik. Aga need on siis erialati ka juba ära märgitud, et sellel erialal me ei tee seda teenust. Minul on kõige lihtsam tuua näidet oma enda erialalt, et allergia valdkonnas on väga sageli on esmane, kõige tähtsam visiit ongi see, kus me patsiendiga räägime pikalt, et kogu tema taust kätte saada ja sealt teha siis otsused, millised edased uuringud on vajalikud ja kas üldse on vajalikud. Siis seetõttu meil on päris mitmeid patsiente olnud Lõuna-Eestist, päris mitmeid patsiente olnud Saaremaalt, kes telefoni teel saavad ilusti konsulteeritud ja tegelikult perearstid on teinud oma tööd nii hästi, et me füüsiliselt patsienti kohale kutsuma ei peagi. Ja teil on ju olemas ka e-konsultatsiooni võimalus. Jah, e-konsultatsioon on nüüd see, et perearst saadab siis oma täisinformatsiooni eriarstile ette. Eriarst siis selle pealt otsustab, kas juba selle info alusel suudab anda perearstile soovitused, mida patsiendiga edasi teha või siis kutsub patsiendi vastuvõtule. Mida parem ja põhjalikum on perearstide saatekirjad, seda kergem on ka eriarstil seda vastust teha. Et meie oleme neid e-konsultatsioone teinud juba väga pikka aega ja võin öelda, et perearstid meil teevad väga ilusaid saatekirju. Kuidas peaks aga toimima näiteks nahalöövete korral? Kaugkonsultatsiooni ja ka e-konsultatsiooni puhul tegelikult on väga hea võimalus kõikide naha peal esinevate muutuste korral patsiendil ise teha oma lööbest pilt ja siis kas siis, kui perearst saadab saatekirja või kui patsient tuleb kaugkonsultatsioonile, et siis sel hetkel arst saab juba pildipangast vaadata tema eelnevalt sinna saadetud pilti. Et pilt peab olema tehtud ilusti teravalt, piisavalt lähedalt, et kui on naha peal mingi löövet, siis konkreetselt sellest nahapildist kohast ja pluss siis ka suurema kehapilt, et oleks näha, kui suurel alal ja kuidas see lööve paikneb keha peal. Ja siis, kui see pilt on sinna pildipanka saadetud, siis arst saab selle pealt otsustada, et kas talle piisab sellest pildi vaatamisest, kas saab mingisuguse ravi peale määrata või on lööve seda jagu, et peab kindlasti koha pealt üle vaatama, et peab patsiendi kohale kutsuma. Meie haigla kohta saab kõige rohkem informatsiooni vaadata siis www.itk.ee, kus siis on patsiendi info all ilusti välja toodud ka kaugkonsultatsiooni võimalus.